No siin asub siis meie tänase õppuse, mis on Tela 25 osaõppus Tallinna linnas, selle siis evakuatsiooni koht, et kesklinnas on stsenaariumi järgi laiaulatuslik elektrikatkestus, väljas on vähemalt 15 kraadi külma ja kortermajad jahtuvad sellepärast, et soojapumbad ei tööta. Ja siis linna kriisistaap on vastu võtnud otsuse, et külmetavad elanikud tuua ära Nõmmele, kus toasooja on olemas. Antud hetkel on siis meil võimalik siin Nõmme gümnaasiumis ära majutada kuni 100 inimest. See koht koosneb siis sellisest aladest nagu vastuvõtuala, kus kõik sissetulijad registreeritakse, samuti kui nad siit lahkuvad, et meil peab olema sellest ülevaade. Siis on magamisala, siis on puhkamisala, meditsiiniala, lasteala, toitlustuse ala ja muidugi on meil ka staap, et staapi võõrastel asja ei ole, seal me peame siis kogu seda evakuatsiooni kohta töös hoidma. Lisaks on siin olemas siis veel mobiiltelefonide nutiseadmete laadimise võimekus, et neid on meil siin üsna mitmes kohas, võib hiljem näha, et seinte seest turritavad need kaabliotsad välja erinevate telefonide jaoks. Ja meie evakuatsioonimeeskond on selles suhtes praegu küllaltki unikaalne, et siin on Nõmme linnaosavalitsuse töötajad, Nõmme hallatavate asutuste töötajaid, siis on niinimetatud kriisimurdjad, kes on siis vabatahtlikud linnaametnikud, kes on valmis panustama eriolukordades natuke rohkem, kui need ametijuhend ette näeb. Ja lisaks sellele on meil siin ka päris mitmed kogukonna vabatahtlikud, kes on valmis panustama selleks, et kogukond hakkama saaks. Ja selle üle, et meil selliseid inimesi siin on olema väga uhke. Et esmaabi koht on sisse seatud, et selle eesmärk on tegelikult anda esmaabi, mitte pikemaajalist abi, esmaabi kuni kiirabi saabumiseni. Siin on võimekust küll natukene rohkem, nagu ma näen, aga eks me püüamegi. Kriis 3 kuuleb, mis kanalipööjad olete? Ei saanud aru. Kriis 3 kuuleb. Eelnevalt sai kogunetud Herne tänaval. Seal sai siis erinevate tegevustega noorte aega veedetud. Koha peal siis sai välja uuritud, kes vajab evakuatsiooni võimalust, kes mitte. Sai organiseeritud transport ja nüüd oleme siis siin kohal. Näitame noortele, mis evakuatsiooni koht iseenesest üldse kujutab ja mis selle tegevusega kaasnevad. No mina olen kriisimurdja rollis olnud alguse aegadest saadik, siis kui see asi organiseeriti. Munitsipaalpolitsei poolt me oleme alati osalenud taolistel õppustel ja üritustel. Kriisiolukorras palun võtta kaasa kindlasti oma dokumendid ja kõik oma ravimid, mida sa tarbid. Nendel on väga oluline roll sinu tervisel. Palun võtta kaasa ka midagi sooja, et sulle ei hakkaks küll, sest sa ei tea, millal sa koju tagasi jõuad. Ma ütleks, et oluline on sellepärast, et saada nagu kogemus, et mis see juhtub, et juhul olla valmis ja teada, mis tuleb. Et oleks huvitav, et selle üritusega on meil koolist vaba päev ja ma mõtlesin, et mis muud ma teen. Teen siin sõpruga. Teadmine on oluline, et sa tead, mida teha mingi ohtlikul ajal, et siis on teada, et kuidas tuleb toime ja et kuidas elada üle. Et see on kõige tähtsam, kuidas elada kriisiolukorras ja edasi minna. Ma õpin, ma panen teadmise kasutusse ja ma saan teada, et mis on hea, mis on halb, mis on mulle kasulik, mis on kindlasti hea teistele rääkida. Pulss on kõrge, pulss on 102, et kas teil on ennem olnud mingit probleemi ka selle vererõhuga? Toimunud on see, et kriisiolukorras inimesed tulid siia, nende korterid ja majad on külmad, nad evakueeriti siia ja mitmel patsiendil olid kõrged vererõhud, aga kriisiolukorras on seda aru saada. Mõned patsiendid olid väga tublid, neil olid kaasas ka enda ravimid, mitmetele patsientidele sai antud ibumetiini, mõõdetud vererõhku, antud plaastreid ja üks patsient sai pandud ka pikali, sellepärast et ta vererõhk oli
kõrge. Tegelikult kogu tänane päev võib öelda, et on õnnestunud. Hommikul alustasime kriisistaabis, saime ülesande, et peame evakuatsioonikoha avama. Siin Nõmme gümnaasiumis sai see avatud. Lisaks tegime omalt poolt Tallinna Veega väikse lisaõppuse. Ühes pumplas Tallinna Vee ja ühe lasteaia osalusel proovisime, kuidas me elektrigeneraatoriga saame puhta joogivee kätte, kui elektrit ei ole. Me saime täitsa ilusti kõikide nende ülesannetega hakkama, võib rahul olla. Õppus läks väga edukalt, meeskond oli väga tubli, evakueeritavad olid samamoodi väga tublid ja asjalikud ja õppisime nii evakuatsioonikoha ülespanemist kui ka meeskonnatööd. Ja õppuse järgselt teeme siis ka kokkuvõtted ja areneme ka ise tänu sellele.